tajud loomulikult pulsisagedust, kuivõrd tugev see pulss on ja mõnikord ma olen tõesti viinud piirideni, kus tunned, et pea hakkab ringi käima, et ma olen ennast viinud ka nagu katarsisesse teadlikult. Aga mõnikord ka ütleme, aktiivse muusika selline läbielamine kehas tekitab ka lihtsalt juba selliseid võnkeid, et sa tajud, et nüüd see piir on käes. Kontsentreeritud mõtte edastamine on nagu vabanenud ja see on nagu füüsiliselt selline kõikehõlmav tunne, et pigem on see nagu vabastuse tunne. Amsterdam on tegelikult juba märk kunstist, märk muusikast ja sümbioos just selle kõige paremas tähenduses. Seetõttu Amsterdam minu hinges tekitab alati eriti sooja tunde. Seal on muide ka väga hea noodipood Konzertgebau kõrval ja ka paar väga head kingapoodi. Ja on olnud hetki, kus mul on tõesti vaja olnud lakkkingi kontserdipäeval ja sealt samalt tänavalt ma olen ka kõik saanud. No kõigepealt Amsterdami Konzertgebau dirigentide ruum, kus me praegu oleme, on ajalooliselt väga eriline. Ja loomulikult see dirigentide ruum on ju mõeldud selleks, et astuda lavale suurele Konzertgebau tõesti ajaloolisele poodiumile, kus siis tegelikult on ju seisnud kõik maailma suured dirigendid. Nii Eesti dirigendid kui ka tõesti aegade algusest juba dirigentide kooli sellised põhikujud, Herbert von Karajan, legendaarsed maestrod, aga ka Gustav Mahler ja nii edasi. Et see maja on näinud väga palju suurte teoste maailma esiettekandeid ja just Gustav Mahleri teoste esitamistraditsioon on siin väga tugev. No peaaegu 5 aastat siis seob mitte ainult see maja minu tegemistega Amsterdamis, aga ka paljud teised kontserdisaalid, kui ma olin Madalmaade Kammerkoori peadirigent. Seda sümpaatsem on praegu olla siin tagasi külalisena, aga et laval on Madalmaade Kammerorkester, Madalmaade Kammerkoor ja selline taaskohtumine ja õnneks ma olen olnud juba siin laval, et sellist esimest närvi enam ei ole, aga see on selline üks sellistest maailma tuntumatest saalidest, mille ees on alati suur aukartus ja lugupidamine. Kui ma võrdlen ennast näiteks Lääne-Euroopas teatud selliste korüfeedega, kes harjutavad 20 proovi ja siis teevad salvestuse, nad võivad ka selle salvestuse keskel öelda, et see ei kõlba kuhugile ja et me tuleme 6 aja pärast uuesti kokku, siis mina seda teha ei saa. Mis ei tähenda, et ma peaks oma kvaliteedis või taotluses alla. Listen, the collective. So like a tenuto marcato, so not a slow accent, like you see a nuclear explosion from distance. In bar 2. How soft can the organ play in bar 2? Not that. That's too. No, it's too nasal. Well, take the version then in tune, but not too nasal. And for us, I would love to hear harp should dominate, and she plays in pianissimo, maybe piano, but let's listen to her color. Just A. Ka
Gabriel Fauré ongi just tuntud kõige rohkem eelkõige oma Requiemi poolest ja see on tõesti teos koorile ja orkestrile. Me teeme siin natukene kammerlikumas seades ettekande, kus on ka sooloviiul ja suur kontsertgebau orel ja orkester ilma viiuliteta, koor, 2 solisti. Me oleme seda teost siin juba korra ette kandnud paar aastat tagasi, nii et mälestused on olemas sellest ja see sobib erakordselt sellesse akustikasse, mis on selline ümar ja sametine. Bar 25. Bar 25, please. Could we have a G? Thank you. Third movement, bar 25. Mater. Yeah. Third movement is still to come. I'm talking about second movement, obviously. I mean, before the finale. The slow movement, yes. Sorry about that. Listen, lovely. In this movement, especially in the beginning, let's try to be really French. Prantsuse kaasaegne helilooja Guillaume Connaisson, kes on praegu, ma arvan, tõusev täht kompositsioonimaailmas ja tema valguse liturgia, Liturgie de Lumière kannab teos pealkirja ja 3-osaline erakordne teos ja just koorile ja orkestrile. Selles teoses on kogu Prantsuse muusika ajalugu, aga samal ajal ka helilooja omanäoline käekiri. Lovely, bravo! Sounds very nice, vocally beautiful, more presence. Every beginning, n, a l, a f. Also, through the expression, lovely. Thank you so much. Have a good concert. So I finally have it. So I know what's the program. Yeah, lucky. Just in time. Excellent. Erakordne, kui lähedased pereliikmed on saalis toetamas ja minu ema on tõepoolest olnud selline muusika kirglik fanaatik ja ka minu toetaja, et selline energeetiline toetus, mida siis on saalis tajuda ja viimasel ajal ongi kujunenud välja olukord, kus ma kohtun oma emaga rohkem välismaal kui Eestis, seepärast Eestis on tavaliselt nii tihe aeg ja palju toimetamisi. Ma olen ise nii uudishimulik, ma tahaksin kõik tema kontserdid ära kuulata ja vaadata. Mulle nii meeldib kõik see, mis ta teeb. Ta on üks selline päikesepoiss, et kui sa ütled Risto, siis ma tean, et aha, midagi toredat on tulemas. See pakett kokku on niivõrd õnnestunud, ta oma välimuselt ka inimesena on ju niivõrd šarmantne ja kaunis mees. Ma usun, et Risto Joost on just seda tüüpi kunstniku natuur, kes ei taha vähesega leppida. Risto Joosti nimega meenub mulle üks seiklusi otsiv noor poiss, kes huvitub kogu maailmast enda ümber.
esimene kohtumine. Ta tuli kammerkoori lauljate konkursile. Ja ta jäi väga meelde selle tõttu, et ta oli esimene kontratenor, kes tahtis tulla Filharmonia kammerkoori. The third thing about Risto, he's thrive for excellence. He's not afraid to try things. Ta võib enda ümber inimesi sütitada tõesti tunde nii verbaalselt kui ka muusikaliselt. Ja ta on kindlasti väga suur maksimalist. Väga siiras, soe, vahetu, aga samal ajal väga niisugune taktitundeline heade maneeridega kõige paremas mõttes. Risto on selline, minu jaoks selline nagu laps kõige paremas mõttes. Temas ei ole surnud see sisemine laps, mis nii paljudel täiskasvanutel tänapäeval kipub surema. Ma tunnen, et ma olen alles alguses. Mis puudutab minu enda eriala, dirigeerimist, muusikat tervikuna, muusikamaailma, see on lõputu teadmiste ahel, mida saab ainult avastada juurde. Nii et kui ma suudaksin hetkel vastata, kes ma olen, siis ma arvan, ma olen üks õnnelik inimene kahtlemata. Minu teele on sattunud inimesed, kes on suunanud mind sellistele radadele, et ma saan läbi muusika nautida seda elu, kohata erakordseid inimesi, töötada selliste muusikutega, kellelt mul on iga päev õppida. Alati on peale kontserti nagu eriline tunne, kui läheb, ütleme enam-vähem selles suunas, nagu oli plaanitud. Kunagi ei tea, aga sellises saalis sellist lugu. Erakordne. Mäletan seda, et mu ema laulis minule. Ema laulis, ma mäletan sellest ajast, kuna me elasime 6. korrusel, siis õhtu päike paistis aknas sisse ja see oli selline, kui päike paistab, siis on alati selline positiivne atmosfäär. Ehk siis ma mäletan, kodus oli hästi palju soojust. Meie elasime kesklinnas Kalevi spordihalli lähedal ja sel ajal oli ümbruskonnas väga palju lapsi, temaealisi. Mul on meeles ka kas või igasugused poistekampade liikumised ja meil oli ju põhiline ikkagi see, et meie teisel pool Imanta tänavat olid Tvigateli majad, kus siis elas tol ajal valdavalt vene keelt kõnelev seltskond ja siis sellised poisiaja, sellised väiksed kivisõjad üle mäe ja... Ta oli väga hea poiss ja ta oli ka sõnakuulelik, aga tal kadus ära ajataju. Kella ei olnud ka, telefoni ka ei olnud sel ajal. Ja isegi tuli sinna spordihalli ümbrusesse teda otsima minna. Ja ühel heal päeval ma avastasingi ta spordihalli saalist. Minu mälestused on jah, kuidagi, nad ei ole kuidagi muusikaga ausalt öeldes üldse seotud algselt. Pigem sport, keskturg, kesklinna melu, olümpiahotell. Kunagi oli selline pood nagu Aiapood Stockmanni vastas. Ja muide, see on sellesama ortodoksi kiriku taga, mis on täpselt Liivalai ääres. Ja ma mäletan seda hetke, kui sinna toodi müügile banaane. Ikkagi 90. alguses oli ju see kesklinn ka selline natuke heitlik, sellised kasiinourkad hakkasid tekkima ja sellised baarid ja klubid, mitte et ma oleks nüüd meeletu pidutseja olnud, aga see kõik mõjutas. Käisin ka mina ema käest raha küsimas, et kas ma saaksin osta markade eest lotot on ju kusagil putkast ja siis nende markade eest minna kuskile valuutapoodi ja siis jälle äkki veel minna mängida natukene mänguautomaatidega, et mine tea, äkki tuleb jackpot ja ühesõnaga kõik sellised 90. alguse mõjutused olid täpselt samamoodi kesklinnas ju eriti tajutavad. Selles mõttes oli mulle väga loomulik, et laps tahab kõike teha. Ja ühel heal päeval ma avastasin lehest, oli kuulutus, et Eesti poistekoor võtab vastu noori väikseid
poisse. Ja ma küsisin tema käest, et kas sa tahaksid sinna koori minna proovima. Aga tema oli kõigega nõus. Ja läksime Estonia kontserdisaali siis ette laulma. Tere, poisid! Tõuseme püsti. Täna oleme kõik kokku tulnud selleks, et Mummi kontserti laule harjutada. Laulame hääled lootusrikas keskkond. Ja kuna mind suunati just Katrin Raamatu poolt kohe muusikakeskkooli, siis see kohe oli kuidagi orgaaniline tervik. Ja kuna õnneks mind võeti vastu, katsed läbisin, siis poistekoor, muusikakeskkool ja korvpall, Kalevi spordihall hakkasid kuidagi paralleelselt või sellise kolmikuna eksisteerima. Keskkooli aeg ta tegeles väga palju spordiga, tegi palju nalja, viskas vempe, kiusas teisi mingil määral. Ma ei ole kindlasti oma nooremas eas olnud mingi pühak. Mul oli Risto pigem tollel hetkel pinnuk silmas, et prooviaeg lollusi tegi nagu koolipoisid ikka, lausa 12. klassis. Ja täiesti teisest ooperist, kui akadeemias oma koori tegi. Selles on nagu Jeeriku pasun. The Lord gave the word. Laulge saali. Great was the company of the preachers. Alustame vaiksemalt. Great was the ühesõnaga quasi kahe peale. Kolmas takt. Kui Risto selle kooriakadeemiale asutas ja meid kokku kutsus, siis esimesest proovist saadik sain ma aru, et nüüd on tegemist millegi oluliselt nagu tõsisema ja kõrgema tasemega asjaga, kui ma seni koorides olin kogenud. Üks asi on professoriga töötada klassiruumis 2 klaveriga ja selle üle ma olin väga rõõmus. Ja professor Kuuna Areng andis mulle tõesti eluks väga olulisi näpunäiteid, mitte ainult dirigeerimisvallast ja erialaga seonduvalt, vaid eluliselt, eeskujuna, aga inimesena. Aga see kõik tuli ju läbi proovida. Ja elus organism on midagi sellist, mida sa saad ikkagi tajuda ainult reaalses protsessis. Sorry. Tegelikult see on kõik tempos. Voces Musicalesega töötades ma usun, et nii Risto ise kui ka koorilauljad katsetasid täiesti reaalselt inimvõimete piire. Et see muusika tegemine, see detailne lähenemine, see lihvimise filigraansus, et tihtipeale need nõudmised ulatusid peaaegu et nagu kosmosesse, aga me tundsime, et me oleme võimelised mingeid asju sooritama ja loomulikult pikemaid fraase lauldes mingid asjad lahustusid, aga see mingi teadlikkus nendest muusikateostest ja loomulikult see mälestus on ju siiani kogu nendest programmidest, mida me seal õppisime. Ja tänu sellele samale kollektiivile olen, ma arvan, mina see, kes ma olen praegu, kuna ta andis mulle võimaluse eksperimenteerida, katsetada. Et rakendage täpselt sama teile. Laul ühesõnaga niimoodi, et teate, mitte te esitate oma partiid selle koha peal, vaid et see jõuab selle energia üle jumaliku energiaga, selle väega peab kohale jõudma. Ma tahan seda väge tajuda, seepärast, et mind ei huvita selle teose esitamine. Mind huvitab ainult see energia, mida teie pakute. Risto valiti Viini õppima vahetusüliõpilaseks Muusikaakadeemia poolt oma tublide tulemuste pärast ja sellega kaasnes stipendium. Aga see ei olnud terve aasta ringis. Viinis alustas ta kohe tööd Schönbergi kooris. Tema õppejõud oli selle peadirigent ja kutsus Risto sinna õppima ja ta sai väikest lisateenistust. Ta käis vahepeal Tallinnas kontserte andmas. Jälle ta sai väikseid honorare ja niimoodi ta koolitaski ennast.
Estonia teater on minu, ma arvan, inimeseks kujunemise lugu ja just läbi selle süsteemi. Ma esimest korda puutusin Estonia teatriga kokku tegelikult läbi Muusikaakadeemia. Kui Muusikaakadeemia ooperistuudio tegi ettepaneku juhatada sellist projekti nagu jällegi Mozarti ooper La Finta Giardiniera. Aivar Mäe sai peadirektoriks ja kutsus mind teatrisse, aga ühtlasi seal siis tekkis selline olukord, et oli vaja ka kooriga tegeleda ja ma võtsin vastu nagu 2 positsiooni, nii dirigendi kui ka siis peakoormeistri positsiooni. Ja ma olin peakoormeistri kohal 2 aastat ja see andis mulle võimaluse tõesti õppida seda teatrit seespoolt tundma. Teater ongi suurepärane. Midagi ei püsi paigal, olgugi, et sama etendust mängitakse korduvalt ja korduvalt. No tšauki, tšau, rõõm näha, rõõm näha. Hey man, good to see you. At the end, yeah? Great. No kuule, siis teeme vähemalt koogid korda. Hey, buongiorno. Tere! Selles niisuguses alati rõõmsas olekus on alati ka üks väike võti olemas, mis avab uksi. Kuidas te täna oma temposid soovite? Kas liiga kiirelt või liiga aeglaselt? Ja nii ongi. Rahvusooperil on asendamatu koht minu muusiku teel. See orkester, Rahvusooperi orkester on mulle õpetanud ellu jääma. Ma arvan, et igas olukorras ja reageerima kiiresti ja õpetanud üldse, kuidas üks selline komplitseeritud mehhanism töötab, sellepärast, et see erineb ikkagi väga palju tavalisest orkestri tööst, orkestri spetsiifikast. Ma ei kujutaks oma elu ette ilma muusikateatrita. Ma arvan, et ma tunneks ennast väga imelikult, kui ma aastas ei juhataks paari ooperit ja samuti ka balletti. Et muusikateater on mulle hästi hingelähedane, aga see ei tähenda, et ma tahaksin ainult selles keskkonnas viibida. Niipea, kui muusika muutub teatrimuusikaks, siis hakkavad mängima teised reeglid. Sul võib olla imeline, vaikne muusika ja kontserti situatsioonis sa hoolitsed selle eest, et see oleks tõeliselt nii vaikne, et ükski prožektori sirin ka ei häiri seda. Sa oled niivõrd tundlik, et see oleks absoluutne muusika. Aga niipea, kui see on teater, siis võib selle vaikse muusika ajal sul pea kohalt mingisugune tulejuga või rakett lennata. Siis see on teater. See ei ole midagi teha. See on hoopis teine võti. Muusikateater on üks kõige suurem diplomaatiline keskkond, mida üldse võib ette kujutada. Kõigepealt erinevad väga jõulised struktuurid saavad kokku. Saab kokku teater, lavastaja, muusikaline üksus ehk siis orkester, dirigent, lauljad ja lisaks, ma mõtlen teatri all siin, eks ole, kogu seda teatrimaagiat, valgust ja teatrivõimalusi. Ja need peavad hakkama koos sünkroonis tööle.
sa pead olema inimene, kes suudab teistele teha head. Üheskoos erinevates žanrides dirigent, ta peab olema lihtsalt nagu haljas, kes seda kõike muud nagu respekteerib teiste poolt erinevates žanrides. See on kompromisside kunst. Operiteatris balleti dirigeerides saab nagu julgemaid poognaid tõmmata, siis ma tunnen pärast, et ma oleks ka nagu selline 500 kalorit kulutanud. Mul tuleb meelde see, kuidas ma kuulsin teda esimest korda laulmas fantastilise tämbriga kontratenori soolot. Sellest hetkest ta jäi mulle kui muusik väga sügavalt meelde. Risto hääl, see kontratenor, on üliharuldane nähe, sest barokkajal, vanadel aegadel kastreeriti tihti ka noori poisse. Minu meelest just nimelt barokkmuusikasse ei ole midagi ilusamat kui kontratenori tämber. Kontratenorini jõudmine oli niimoodi, et kui ta oli Eesti poistekoorist juba hääle murdesse läinud, ühel päeval helistas professor Venno Laul ja ütles, et tema näeb Ristos seda häälematerjali, et laulda kontratenorit. On olemas Norra kontratenor õppejõud ja ta tahab teha ühe projekti 3-aastase ja Põhjamaade poisse siis ta käis ja kogus kokku. Poisid laulsid, nende häälepaelu filmiti, räägiti nendega ja niimoodi nad õppisid ja laulsid, käisid erinevates riikides kontserte andmas ja see talle väga aldis. Tegemist on väga haruldase hääleliigiga ja hääle tekitamisega, et tänaseks me oskame rohkem võib-olla seda hinnata ja väärtustada, ja loomulikult tänu sellele Risto ju käiski välismaal ikkagi laulmas, et siin oli seda rakendust vähem, et Paul Hillieriga ta tegi väga palju koostööd. Me räägime Eesti muusikast, siis ta võiks olla näiteks vabalt ühe barokkooperi püsikoosseisu liige ja laulda kõik kontratenori partiid, sest seda tööd jätkuks eluks ajaks. Muusika poole pealt saab kontratenor tööd Maa ja ilm.
kui me räägime kontratenorist kui hääleliigist, see on üsna spetsiifiline musitseerimise vorm. Kui laulja valib omale vokaalseks tööks sellise hääleliigi nagu kontratenor, siis see nõuab tegelikult jäägitud pühendumust. Kõik seesama tegelikult, mis kehtib tema dirigeerimise puhul, see kehtib ka tema laulmise puhul, et ta teeb seda hästi ja kirglikult ja loodus on talle andnud ilusa häälega. Muusika on üks eriline vorm, mis tegelikult viib meid kokku erinevate maade traditsioonidega, inimeste sugupõlvedega, nende juurtega. Jüri jääb siia alla nagu visuaalseks efektiks. Tšellod üritame panna niimoodi siia keskele. Siis üritage viiulid minna natuke rohkem kompaktsemalt kokku ja võib-olla isegi teisele poole ka, vaadake, mis võimalik on. Ja võib-olla olete seal külje peal, ühesõnaga paneme selle pildi kuidagi toimima. Mäletan väga hästi, kuidas astusin Tallinna Kammerorkestri ette esimest korda. Ma olin ju õppinud Viinis nüüd natuke aega. Selline juba mingid ootused, ma arvan, inimestel olid. Ja ma tulin esimesesse proovi ja ma mäletan, võib-olla see oli esimese minuti või 10 minuti jooksul kohe läks sassi, mingisugune taktimõõt läks valesti. Ja ma olin seda kava ikka korralikult õppinud, seepärast et ma võtsin seda väga tõsiselt enda jaoks, et nüüd on ikkagi selline võimalus ja aga siis ma mäletan seda tunnet ka isegi, et selline soe judin käis kehast läbi, et nüüd ongi kõik läbi. Aga nad olid väga sõbralikud ja toetavad ja muusika oli nende jaoks ka ju uus ja ega see, et üks taktimõõt segamini läheb, seda juhtub ju kõikidel dirigentidel varem või hiljem. See õnneks ei mõjutanud tulevikku ja Tallinna Kammerorkester on olnud minu muusikaline kuidagi tsentrum nüüd juba väga pikka aega. Risto saamine kunstiliseks juhiks oli muidugi selline võib-olla natukene ebatavaline. Et kuna ta tuli 2013. aastal Tallinna Filharmooniasse, orkester ise teda kutsus oma peadirigendiks. Tema esimene periood oli 3 aastat, mis on tavaline. Ja siis oligi küsimus selles, et kas orkester soovib, et Risto jätkaks nende kunstilise juhina. Ja orkester, me tegime orkestri hulgas küsitluse ja see tagasiside oli konsensuslik, et kõik soovisid, et Risto jätkab. Ma arvan, et ikka põhiliseks kujuneb see töö, mis inimene teeb ja selle järgi nagu valitakse. Sa võid ju käia ja juhatada seda kollektiivi, aga see põhiline võti on see, et kas sind kutsutakse tagasi ja Ristot kutsutakse. Ta ongi selline väikese poiss, et ta tuleb ja pillimängijatel on temaga koos hea olla ja samas on ta töökas ja armastab töötada detailidega. Päris kindlasti dirigendi valimine orkestri ette ei ole mitte mingisugune viikinglottomäng, eks ole. Need, kes pildile jäävad, need on antud olukorras kahtlemata parimatest parimad. Tema puhul on alati köitev just see, kuidas ta näeb ja tunnetab seda tervikut. Publik, kes istub saalis, saab sellest osa ainult ja ainult siis, kui dirigent on mõelnud läbi kogu kontseptsioon ja oskab seda veenvalt avada. Praegu hämmastab mind tema
tohutu kiire areng, et see, milliseks dirigendiks ta on kujunenud. See Tallinna Kammerorkester on temaga koos töötades leidnud hoopis nagu uue ja hea hingamise. Ma arvan, et ta on juba praegu väga küpse muusik, ta on valmis, aga ma väga huviga ootan ka seda aega, kui ta on veelgi pisut vanem, et kuidas ta siis neid asju teeb. Sest on ju Neeme Järvi öelnud, et see on elu teise poole amet, dirigeerimine. Risto Joost on tohutult andekas inimene. Ta on noorest pärast kogu aeg jälginud minu tööd nii mitmel pool, nii sümfooniaorkestris püüdnud olla assistent mul ja ma oleks soovinud väga, et oleks mul assistent olnud ja ta oligi, aga me kunagi ei saanud teda kasutada kui assistendil, ma alati olin ise kohal. Ta on absoluutne korüfee ja siiamaani suureks eeskujuks ja ei ole karvavõrdki oma oskustes järgi andnud. Mina olen isiklikult tema meistrikursusel osalenud 2 korda. No kui ma dirigenti esimest korda kohtan, siis niisugustel inimestel, kes midagi juhivad, neil on juba omaette aura. Kui nad juba ruumi sisenevad, on nad niisuguse tugeva keha keskpunktiga, et nad hakkavad silma. Ja ma usun, et Ristol on selles orkestri kõlas väga suur roll, mis tänaseks siin on. Sest see inimlikkus ja tänutunne, mis mulle tundub, mida Risto just nagu inimestele ka näitab, see loksutab asjad tihti nii õiges suunas liikuma, et see on lausa lust temaga koostööd teha. Muidugi ma olen vaimustatud ka kammerorkestri professionaalsusest ja nende arusaamast nende asjade vastu, sest maalerit täna mängida kammerorkestril ei ole lihtne. Birgitta festival on ainukene muusikafestival meie regioonis, mis on keskendunud muusikateatrile tervikuna. Ja Birgitta festival loodi aastal 2005 ja see kohe alguses sai väga erilise tähenduse, kuna koht, kus Birgitta festival toimub, on ju ajalooliselt, isegi võiks öelda, dramaatiliselt vastukäiv. Ehk siis Pirita klooster. See on hästi konservatiivne ja selline pühalik keskkond, kus bakanaali korraldada ei sobi. Ja maestro Klass lõi sellega eesmärgiga pakkuda Eesti publikule laiema põhjalisemat ülevaadet, mis toimub selles maailmas. Ma arvan, et Risto Joostil ja Erik Klassil tekkis see ühisosa vastastikuste loomulikult otsingute käigus. Risto Joosti selline avatus ja nii-öelda karbist välja mõtlemise võime oli see, mis Erik Klassile olevat imponeerinud. Ja sellest tekkis järgmine idee tuua lavale aastaajad. Like everything that is new, the difficulties is that not too many people done it before you. So this is also a good thing. So you can actually express more what you do and not copy other people. But the element that is difficult in a festival is that you have 5 days to do a job that normally would take 4 weeks. So the level of stress can be sometimes high, but the joy when things come together is even greater. Tal on väga hea stressitaluvus ja ta suudab kogu selle protsessi lõpuni ja ka kõige kriitilisemates situatsioonides jääda lõpuni viisakaks.
mis on väga suur oskus. Et ma arvan, et ta ongi selline päikesepoiss. I think Risto breathes music. Everything in his being is music. And it's his joy to see that at work and at life. That's the one thing, so he's music. The other thing, he's a true friend. And a true friend means that one can trust him. And trust is something that we should not pay less attention to in our life today. Otherwise, life can become very lonely when you don't trust people. And in order to succeed as a team, you need to trust one another. So as much as I trust him, I hope that he trusts me at work and as a friend. Kui sa lähed oratooriumi puhtat muusikat kuulama, see on üks maailm, niipea kui öeldakse on lavastus, siis sa arvesta sellega. Risk käib alati kunstiloominguga kaasas. On käinud seda hallidest aegadest saadik ja tõenäoliselt käib ka edaspidi, sest et kunst on inimtegevuse valdkonnas, kus ei ole absoluutselt mingit garantiisid. Ma ei kujuta ette, mis Joosep Haydn sellest oleks arvanud, aga sisetunne ütleb, et ma arvan, et oleks seda päris lahedaks pidanud. I think ego is not a negative thing. Otherwise you would not be a conductor, not be a director. Tänaseks on kindlasti Birgitta festivalist saanud üks Tallinna kultuurisuve selline tähtsündmus. Sarnast muusikateatrifestivali lähiriikides ei ole. Ühelt poolt on see loomulikult muusikafestival, aga teiselt poolt on ta kindlasti selline turismi propageerija. See toob siia inimesi ka teistest riikidest mitte ainult esinema, vaid ka kuulama ja tutvustab Tallinnat terves maailmas. Maestro klassi käejälg või sõrmejälg on selle festivalil alatiseks olemas, kuna iga festival alates eelmisest aastast on ka pühendusega maestrole. Dirigendi ea mõistes on ju tegelikult ta veel noor dirigent ja ta ongi täna selles eas, et ta peabki olema kõikidel mandritel, kõikide võimalike kollektiivide eest, et ehitada endal seda kontaktide baasi ja dirigeerida nii palju muusikat, kui see on võimalik, sest läbi selle kogemuse tekib ju see oskus ja see võimalus
saada tõeliselt suureks dirigendiks. See võib mingil seas olla päris suur ihaldusväärsus. Ma arvan, et see on iga inimese enda sisemine kell ja sisemine vajadus, kuidas sa ennast hästi tunned. Ühtepidi sa oled, seda nimetatakse rattas olemiseks. Et sa oled ja sa ei saa sealt välja, kui sa selle mahinaga kaasa lähed. Muusikakeel on nii rahvusvaheline keel, et kui me räägime, et eestlased on kodus Eestimaal, sest nende keel on siin Eestis, siis muusikakeel on nii rahvusvaheline ja sellest keelest saavad aru nii jaapanlased, nii ameeriklased, mis iganes rahvus. Et kui me räägime nagu muusika kodus, siis see on tegelikult inimeste südames. Missioon on igal seltskonnal on ainult üks, et see, mida siin tehakse, on kaasaegses tähendus kõige normaalsem vaba maailma kunst. Ja see missioon, mis vaba maailma kunstil ongi hoida seda vabana. Tõnu on looja. Looja annab kaasa kollektiivile hinge ja see hing tegelikult, kui seda just ära ei murta või väänata kuidagi, jääb sellesse kollektiivi alatiseks. Missioon on ikkagi seotud Eesti kultuuriga. Päris palju aastaid ma olingi kammerorkestri juures nii-öelda see uue muusika dirigent ja ma arvan, et see kooslus kammerorkester ja Eesti muusika on väga sõbralikes suhetes ja ma usun, et see jätkub väga pikalt. Meie inimesed ei hakka kummardama seda heli, mis tekib seal 1000 kilomeetrit eemal, et oi, et seal on kontsert. On ikka nii, et kui esimesel noodi lood sa tegeled muusikaga, see on seesama üks aeg. 10 sekundit on siin samasugune nagu Carnegie Hallis. See kõla, mida sa juhatad, on see kõik seesama. Ma ütleksin, seda võib öelda, et siin Mustpeade saalis saavad inimesed rahulikult kuulata rahvusvahelisel tasemel muusikat. See kvaliteet on sama kui seal. It's a small by size orchestra, but the sound is big and it's a high quality orchestra that deserves international recognition. See on Eesti muusika visiitkaart. Seda, kuidas me siin oleme ja kuidas me mängime ja millist muusikat me mängime ja millise tooniga. Ma arvan, et Tallinna Kammerorkestril on välja kujunenud oma toon. Ja ma arvan, et Ristol on väga suur teine siin. Ikka Risto poolt tuli see algne idee. Me tegelikult tunneme Ristoga üksteist päris ammustest aegadest ja me aeg-ajalt kokku saades vestleme igasugustel hulludel teemadel. Me hoiame nagu sellisest tervikust kinni, aga seal on kohti, kust läheb täitsa nagu vabaks ära ja ilmselt ei helilooja ise ega ka meie ei saa nagu enam aru, et kus piirides see täpselt seal
liigub ja jookseb. Ma arvan, see on kindlasti seiklus. Kõikide selliste suurepäraste muusikaliste koosluste tegelikult see põhiline platvorm on ju see kahe inimese vaheline sünergia. Mitmed 100 miljonid mõistavad seda keelt ja küsimus ongi, et millist keelt keegi tahab rääkida ja mis temale nagu oluline on. Nii et seetõttu mina arvan, puutumine kokku teiste žanritega on ainult tervendav. Ma arvan, et ükstaspuha, kas oled dirigent, näitleja, instrumentalist või midagi, mõistlik on enne lavale minekut kontrollida, et kas sa hingad vabalt. Öeldakse ju, et kui inimene on surmasuus, siis käib terve elu korraks viuhti silma eest läbi. Ma usun, et mõned minutit enne lavale minekut kõige olulisem sellest partituuris käib nagu läbi sellepärast, et kui sa tead, mida sa täpselt tahad, siis tuleb orkester sinuga kaasa. Ma veel niimoodi enda jaoks veel mingisuguseid asju natukene veel lihtsalt kirjutan üle, et see on proovid on kõik ammu tehtud ja lihtsalt mulle kuidagi mõnikord nagu kinnitan enda jaoks. Lihtsalt tead, see on ka ausalt öeldes rahustav tegevust, nagu veidikene nagu sodida nooti. Et lihtsalt, et see tõesti, see on nagu ütleks aamen selle peale. Olin nagu väga intensiivselt vaimustatud sellest, kuidas ta selle 4. sümfoonia Magma Versoga läbi viis ja millise suurepärase ansambli koos Eigo Rosinaga ta pani seal kokku. Mul on tunne, et tema puhul ikkagi käivitavaks jõuks on mingisugused helid, ükskõik millised need ka ei ole, et need panevad ta särama ja annavad talle jõudu ja energiat. See energia, mis ma välja annan, see tuleb ka tagasi. Energia saab olla tasakaalustatud ainult siis, kui on mõlemad pooled aktiivsed, et jõuda keskele. Eestlased üldiselt peaksid üksteist abistama nii palju kui võimalik, seepärast, et meil on tohutult palju andekaid inimesi siin ja me ei tohi jääda siia oma piiridesse, teha oma kunsti väljaspool ja näidata, mis see Eesti kultuur üldse on. Praeguses keskkonnas, kus on võimaluste paljusus ja konkurents äärmiselt tihe, veeta oma elu muusikuna täiskohaga on suur privileeg. Kuidas öeldakse, iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnnevalaja. Mulle tundub, et Risto on igati ära teeninud selle õnne, mida ta endale on valanud. Ma arvan, et see ongi see, mille pärast me seda teeme. Neepärast, et teised inimesed annavad meie tegevusele mõõtme. Et sa võid olla Robinson Crusoe küll ja ellu jääda ja hakkama saada ja sinu parim sõber võib olla papagoi või eks ole, Cheetah, eks ole, Tarzani filmist, aga meil on vaja tagasisidet ja inimene on sotsiaalne olevus ja me teeme seda teiste inimeste pärast. Ja ilma publikuta ei saa muusika oma lõppfaasis sellist tähendust.
sealt tekivadki traditsioonid, tagasiside ja selle muusika ülevus, see on ikkagi see inimeste antud lisatõuge, mis need teosed ellu tõstab.